Tere taas! No ei ole midagi mõnusamat kui keset suve istutada veel üks viljapuu enda laada juurde. Mul siin linnaaias on kasvamas ja arenemas üks toidusalu, kus eemal on üks siis päris vana õunapuu, mille sorti ma ei tea, aga ta on selline rinnitilaadne. Seal all on marjapõõsad ja kuslapud ka, millelt ma loodan, et nad kasvavad kõrgeks ja annavad edaspidi ka väga head saaki ja kõiksugust sellist head manti, alpimaasikat ja veel üks õunapuu, virve, sparglit ja igasugust selliseid häid asju. Aga no, igal juhul on aias ruumi veel ühele ploomipuule, Emma Leppermannile kindlasti, sest tema on just selline, kes annab ka teistele ploomidele õietolmu selleks, et viljad saaksid valmida. Et pidasin naabritega ka ikkagi aru enne, kui hakkasin niivõrd krundi piirile lähedale seda auku kaevama. Ka neil on siin üks vana ploomipuu, aga vaatasime ka koos, et tema iga võib-olla on varsti läbi. Ja pidasime siin aru ja nad ka kiitsid heaks selle mõtte, et suhteliselt ka nende krundi lähedale see ploomipuu istutada, eriti kui see on Emma Leppermann, kes on siis ka teistele väga hea tolmuandja ja ise tolmleja. Küll on ta aga hilise kande algusega. Nii, aga mida teha, et istutada endale ploomipuuaeda? Kõigepealt on siis vaja leida istik ja minul juhtus jälle selline asi, et ajasin omi asju täiesti ja siis ma sain väga sellise kauni hinnaga selle istiku kätte. Ta on natukene vist müügiplatsil lööki saanud, aga ma näen, et siin on tegelikult materjal olemas väga heaks võraks. Et tal on latv olemas ja juba on näha ka selle aasta kasvudest, kuidas ta hargnema hakkab ja ma täiesti kujutan juba ette, kuidas ma seda võra kujundama hakkan. Aga et seda kõike saaks teha, tuleb teha üks väga hea istutus. Põhimõte on selline, et mida kehvem ja toitainevaesem ja kergema lõimisega muld, seda suurem istutusauk tuleb kaevata. Miinimumsuurus peaks olema vähemalt 1,5 korda sama suur, kui on praegu selline koolitatud juurekavaga istik, et sellega võiks arvestada. Minul on siin üsna hea muld, taaskord siinpool aianurgas on ta küll raskema lõimisega, on selline savikas, aga mulla viljakuse koha pealt ei saa kurta. Veel kui auku kaevata, siis peaks vaatama, kuidas jääb see istik siin paiknema. Et auku ju paneme juurde ka kodust valmistatud komposti ja peame vaatama, kuidas see istik siin paiknema hakkab. Ja ma siin tegelikult juba natukene planeerisin ja vaatasin seda asja ka eemalt ja vaatasin taaskord ka, kuidas ta seni juba olemasolevatest viljapuudest paikneb, et ta ei oleks liiga lähedal, et kõigil oleks piisavalt valgust ja ruumi. Ja siin otse ees on siis 3 meetrit selle vana ploomipuuni, aga kuna mul päike käib siit niimoodi ja selja tagant ja kasvuhoone on madal, siis tegelikult ta peaks imeliselt hästi siia passima. Nii. Teine asi, mida vaadata, on see, et kui sügavale istik jääb, et on selline koolkond ka olemas, kes istutab poogituid puid nõnda, et pookekuht jääb mulla alla. Aga oma kogemusest ma võin öelda, et mitte kunagi ei pane mööda, kui istutada istik samale kõrgusele, kui ta siin potis või kiletuutus kasvanud on ja seda siis nagu jälgida. Et minul umbes selliselt see auka siia jäi. Hiljem siis kontrollime selle üle. Nii, mis siis teha? Absoluutselt ükskõik millises potis või ka sellises kangast materjalis puu on kasvanud, igal juhul tuleb see materjal eemaldada, et siin on ta kilekotis ja siin on võrk. Ja istutusauku ma kõigepealt, kui ma selle kaevasin, siis on näha ka, ma panin 10 liitrit vett sellepärast, et meil ei ole mitu nädalat olnud ühtegi korralikku vihmasadu. Täna oli esimene sahmakas, mis tegi siis sentimeetri pealt mulla niiskeks ja nüüd ma näen, et ka see on juba päeva jooksul ära urustunud. Et kõigepealt siis augu põhja 10 liitrit vett ja lihtsalt rahulikult oodata teha vahepeal midagi muud, kuni see vesi kaob ära kuhugi. Ja seda hiljem on seda niiskust väga palju nagu vaja. Siis mul on siin ämbritäis minu enda tehtud komposti ja siin on üks oluline materjal veel, ma panin siia veel juurde peotäie, rohkem ei olnud, munakoori, sest see on väga hea
kus need kadusite nüüd? See on väga hea materjal kaltsiumi allikana ja just luuviljalistel on seda hirmsasti vaja, sest see mitte ei aita ainult viljuda, vaid see aitab seemnekestadel või nendel kividel areneda. Ja alati on äärmiselt mõistlik oma lisatud kompost või siis, kui te olete ostnud juurde aiamulda, olemasoleva mullaga hoolikalt läbi segada siinsamas augus. See on selline hästi mõnus lihtne asi, aga see kipub ununema ja see on tegelikult väga oluline asi ikkagi ette võtta ja panna tähele, et need 2 materjali, minu puhul siis kompost munakoortega ja olemasolev muld, mis ma siit samast august välja kaevasin, korralikult läbi segada. See on nüüd vajalik mitmeks asjaks. Üks asi on see, et kuna me elame siin ikkagi parasvöötme kliimas ja see maapinna pealmine kiht külmub läbi, siis oleks hea, kui see lõimis oleks enam-vähem ühtemoodi kogu selles augus. Siis ei hakka see auk elama teistsugust elu, kui see ülejäänud pinnas siit. Teine põhjus on see, et kui see viljapuu nüüd siia ainult komposti sisse istutada, siis tal puudub igasugune huvi oma juuri ajada kuhugi mujale, kuhu ta peab ajama siia ümberringi mitmete meetrite kaugusteni. Et kui tal on selline ikkagi lahja ja lahjem pinnas, siis seda suurem auk kaevata ja selle võrra rohkem kas siis uut aiamulda või komposti lisada ja siis samas ikkagi ka segada hoolikalt läbi olemasoleva pinnasega. Nii, võtame ära ka selle võrgu, sest see kindlasti, see venib nii hästi, see kindlasti ei ole biolagunev ja kui jätta taimele selline võrk ümber tema juurtele, siis üsna pea te näete tegelikult, et teie taim ei kasva ega arene ja tal tekib selline nagu kängu jäämine. See on ikka paras iroonia, meil see on turbasubstraat, nagu mitu nädalat ei saja. Ja nüüd, kui ma tulen ja ma tahan selle taime ära istutada, siis ma tunnen, et mu selg on juba märg. Aga kuna on nagu on, siis mind see väga praegu ei sega. Ilmselt lihtsalt vastu peakaamerat võib nüüd klõbisema hakata. Nii, see, mis ma siit koti seest leidsin, mulle väga meeldib. Ma näen, et siin on väga hea tervisega juured, mida ma ei näe, siin on juurekeerd ja mulle väga meeldib see, et ma ei näe seda siin, sellepärast, et kui taim on ikkagi selles väikses kiletuutus juba üle kasvanud ja juurekeerdu kasvanud, siis on ta juba stressis ja tal on väga raske juurduda. Kui te leiate siit alt sellise juurekeeru, siis kindlasti lõigake see tagasi või arutage lahti, sellepärast, et see soodustab hästi tugevalt selle taime juurdumist. Kui te seda lahti ei aruta, siis taim ei juurdu ja tema kasv jääb kängu, ka ülevale poole mingit kasvu ei tule ja tegelikult halvemal juhul ta võib täiesti välja minna, muutuda väga vastuvõtlikuks näiteks külmale ja talv võib talle ära teha. Et emmalepermann on tegelikult ka natuke selline õrnem loom. Et ühe mina olen suutnud ühes Lõuna-Eesti aias juba ära külmetada. Nii, aga siin ma teen väikse pausi, sest paistab, et asi ei piirda ainult vihmaga. Nii, vihmapaus sai läbi. Eks see on niimoodi, et mitu nädalat oleme siin vihma oodanud ja siis, kui ta tuleb ta just siis, kui on kõige magusam töö pooleli. Nii, kuna siin juurekeerdu ei olnud, siis ma hakkan hoopiski vaatama, et arvestades seda kõike, mis ma siia juurde panin, et see istik jääks samale kõrgusele, kui ta varem on siin kiletuutus kasvanud. Ja vaatan ka, kuidas need alumised oksad, millest ma ilmselt hakkan ka hiljem võra kujundama, jääksid praegu selliselt, nagu mulle meeldib. Võttes arvestada seda, et mul on üks värav siin, mis on väga strateegiliselt siin kahe aia vahel, et lapsed saaksid mõnusalt liikuda otse üksteise juurde. Ja nüüd hakkan vaatama. Kuna siin on üsna selline pigem raske lõimisega pinnas ja savikas, siis ma tean, et sellist suurt vajumist ei tule. Aga kui on väga huumusrikas või liivakas pinnas, siis peaks natukene arvestama sellega, et ta hakkab vajuma.
et ta võib täitsa selline 5–10 sentimeetrit vajuda. Nii, siit ma näen, et ta kasvas siiamaani potis. Ma siit pealt võtsin seda turvast ära ja selle sama turba siin, tegelikult ma seekord hoopiski segasin siia istutusauku sisse koos selle enda tehtud komposti ja munakoortega. Nüüd ma hakkan siit vaatama. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult ei tohi kiirustada ja tuleb rahulikult võtta. Sellepärast ka, et kastada niimoodi kinni ja siin just vett kasutada selleks, et see muld läheks just täpselt sinna, kus vaja on, et siia ei jääks nüüd igasuguseid õhuavase ja muud sellist. Nii. Kui on sirge labidavarss, siis kui seda siia niimoodi paika panna augu peale, siis ma saan ka vaadata labidavarrega, kuhu umbes see koht paiknema jääb, kus oli varasem see mullapiir, kui ta veel potis oli. Nii, ja praegu on nagu timm. Ja ma arvestan ka kuskil sentimeeter 2 praegu, kuna ma tean, kuidas mu muld käitub, et ta veel natuke vajub. Siis ma proovin hakata siit vaikselt vajutama. Ja egas midagi, nüüd ma lihtsalt hakkan kastma. Ja seda kastmist, seda võiks võtta nagu tõsiselt, et eriti kuna see praegu siin on selline pigem kesksuvine istutus, ja siis kasta hoolega praegusel ajal, nüüd kui ta on värskelt istutatud ja kuni sügiseni välja, kui nüüd siin just iga päev ei hakka need vihmasajud käima niimoodi, et ma olen veendunud, et vihm on selle mulla läbi niisutanud, sest tegelikult ka selline näiliselt korralik padukas võib teha pealt mulla ainult 20 sentimeetrit niiskeks, aga sellisele istutatud istikule sellest ju ei piisa. Ja siis ma hakkangi siit seda ülejäänud mulda tagasi panema ja samal ajal ikkagi jälgin, et ta ei teeks mingeid trikke siin, et ta ei vajuks, puu jääks sirgelt ja paikneks täpselt nii, nagu ma enne endale siin ette kujutasin, kui ma sellega istikuga siin söödavas salus ringi jalutasin, et kuidas ma ette kujutasin, et ta siin paiknema hakkab. Ei pea kogu oma keha raskusega siia peale vajutama, aga kui te astute siia niimoodi, mõned eelistavad astuda ainult kannaga, siis te tunnete tegelikult, kust vajub, kust ei vaju. Ja ei pea kogu oma keha raskust siia rakendama. Ei ole neid vaja ka täiesti õhuvabaks selliseks päris kinniseks mätsida. Lihtsalt tuleb kasta. Nii. Mina vaatan, ma praegu näen väga hästi, et ta jääb sellisele sügavusele, nagu ma lootsin. Ja tundsin jalaga ka, et siin minu sellise savikama mulla puhul on kõik täpselt nii, nagu ma enne ette kujutasin ja olen arvestanud ja varem ka olen see istutanud puid ja tean, kuidas nad paika jäävad. Nii et võin julgelt, need näed siit alt tuleb täiesti kuiva mulda välja, kuigi hetk tagasi oli päris kõva padukas, nii et ma arvan, et minu vee kogumisnõudesse on ka lõpuks ometi vihmavett kogunenud, mis sai tegelikult juba ammu otsa ja ma olin juba ausalt natukene mures, et kas ma pean tõesti kraaniveega hakkama oma taimi kastma, mis oleks ju täitsa imelik, eks ole. Nii, vaatame. Ja siit proovin uuesti. Nii, siit liikus midagi huvitavalt. Ja. Ja nii peabki tegelikult, aga see ongi nüüd selline asi, mis tuleb ise ära õppida. Et natukene, see on nüüd see koht, kus on tegemist tunnetusega, mida on ka raske kellelegi õpetada. Ja tunnete oma jalal ära, kuhu mulda veel läheb ja kuhu ei lähe. Ja tegelikult kõige parem selle kastmise juures ongi see, et ta viib nüüd selle mulla täpselt sinna, kuhu vaja on. Ops. Nii, näete ka, et ma tegelikult ei astu päris võra lähedale, eks ole. Seal on sellised õrnemad narmasuured ja ma ei taha kuidagi neid oma raskusega ju kahjustada. Nii, kas avine muld, siin on sellised kokku kuivanud kamakad ja üks väga segaduses olev vihmauss. Ma panen ta siia spargli alla tagasi, kui ta leiab oma tee, kuhu ta minna tahab. Nii.
ja ma natukene arvestasin ka, et ma tean, et ta kuskil 2 sentimeetrit võib täitsa vajuda. Aga kui on jah kergem lõimis, siis võib see lugu olla hoopis teistsugune. Nii, siin on mõned küüslaugud, kes jäid eelmisest aastast kasvama. Olgugi, et ma ülihoolikalt võtsin nad kõik üles, kui oli õige aeg, aga alati jääb mõni maha, aga ma ei pane üldse pahaks seda neile, sellepärast et küüslauku võib alati kuskil natukene kasvada. Sellest ei ole midagi halba. Nii, kastmisega ma jätkan, aga mulle meeldib teha selline vall siia võra ümber, mis seda kastmisvett siis natukene hakkab paigal hoidma, nõnda. Ja siis mul natuke julgem kasta ka, et ma saan korraga rohkem vett siia valada niimoodi, et tal on aega siin maasse minna. Näete ka, et me oleme siin põuas olnud ja üks paduvihma pahmakas ei suuda tungida sügavamale kui 2 sentimeetrit. Nii, nüüd ma toon vett juurde ja lähen otsin ka tugipostid, sest selleks, et taim saaks ka juurduda, on vaja, et ta püsiks ühe koha peal. Et kui siin tuul hakkab teda niipidi tantsutama või niipidi, siis kogu aeg ta liigub ka seal maa sees. Sinna tekivad sellised nagu tühinikud ja see tegelikult töötab igasugusele juurdumisele vastupidiselt. Nii et panen toon vett juurde ja lähen otsin tugipostid välja.